6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. Kataloonia ralli on läbi saanud. Ott Tänak ja Martin Järveoja maailmameistriks kroonitud ja selle duo esimene MM-tiitel on kindlasti hetk, mida Eesti spordisõbrad jäävad mäletama aastateks. See on kindlasti selline moment, mille puhul, ma arvan, mäletatakse ka veel 10, 15, 20 aasta pärast, et kus sa olid, mida sa tegid, kellega koos sa olid, kellega koos sa midagi tegid, kui see kõik juhtus, et ja tuhatkond või isegi rohkem Eesti rallisõpra saavad tulevikus alati öelda, et ma olin seal koha peal. Mina, Raul Õessar, saan öelda, et olin Delfi EPL-i toimetuses ja vahendasin sündmusi otse blogi vahendusel. Meil telefonitoru otsas olev Karl Kruda on aga üks nendest eestlastest, kes siis saab öelda, et ta oli seal koha peal. No räägi, Karl, kus sa täpsemalt olid, mida sa tegid, mida sa nägid, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja tulid maailmameistriteks? Ma olin koha peal. Mul oli õige sisetunne, ma tulin siia kohale nagu mitmed teised eestlased. Siin tulid viimasel hetkel inimesi, kes ei saanud enam lennupiletit, nad sõitsid Eestist autoga kohale 36 tundi roolis, et siis võtta see viimane katse vastu ja mina olin täiesti ja tõenäoliselt ma olin viimase katse finišis. Ma olin pettunud, et seal ei olnud ekraani, aga see võib-olla andiski kogu sellele story'le sellist nagu omamoodi sära juurde. See oli lihtsalt mass eestlasi, mitte lauldi hümni, karjuti Otti, karjuti Martinit, lihtsalt see kogu kontseptsioon oli täiesti nagu lai kontseptsioon. Eestlased ka nii tugevalt, et seal oli alguses piiratud suurem aed, lihtsalt kui massi tekkis piisavalt palju joosta need aiad pikali, et lähemale saada. Poodium oli natukene kehvasti ehitatud, sellepärast, et kui sa oled tagumistes ridades, sa lihtsalt ei näinud seda tseremooniat ja seda nagu autasustamist, aga kõik sealt, kuidas sealt auto juures joosti, siis poodiumile jälitati Otti ja Martinit, see emotsioon, mis valdas fännidel, sõpradel, perekondadel, see oli lihtsalt see oli uskumatu ja see tegelikult see mul ei lähe eluajastki meeles. Ma ei oska siia, vähe on sellised momente elus ja maailmas ja kui tegelikult saad öelda, et su enda sõbrad, kes on ka võib-olla jääb alati perekonna liikmeks, on lihtsalt maailma parim. Mingil hetkedel, et see on Raul, sa ei kujuta ette, Raul. Ma olen nii õnnelik. Ma tõesti ei kujuta ette selles suhtes, mina siin rallit kajastanud lihtsalt mõned aastad siin ei ole kindlasti nii palju asjas sees, kaugeltki mitte nii palju asjas sees, kui seal Ott Tänakul lähedased, kõik need mehaanikud, kõik sõbrad, kõik toetajad, sina, Karl, eks ju, täiesti uskumatu tunne võib see olla, nii et ma ainult võin ette kujutada, milline see olla võib, kui see kõik lõpuks nüüd ära tuli, aga naljakas oli vaadata ka neid meeste enda emotsioone seal pärast WRC All Live'is stuudios näidati hiljem natuke pikemalt ka seda, mis seal auto sees toimus pärast seda, kui nad viimase katse finiši joone ületasid. Martin Järveoja, hõiskas, tähistas seal, raputas Tänaku jalga seal, oli täiesti rõõmurull ja siis Tänak ise, väga stoiliselt võttis asja, et plaan oli tehtud, töö sai täidetud, töö sai tehtud, et natuke selle pärast muidugi viskas rusika taeva poole ka, aga kui talle mikrofon nina alla pisteti, siis ütles esimene sõnad olid kohe, et tunne on päris hea, et ikka poker face oli poker face. See on lihtsalt tõesti, see on täitsa sina räägid omast vaatenurgast, mis sinul toimus. Mina olin sellises positsioonis, et seal oli rahvast nii palju, seal oli eestlasi nii palju, võib-olla oli välismaa kõnekaarte nii palju. Interneti puudus oli mul täielik. Interneti puudus oli nii suur seal üleval, et isegi rallikorraldajad ei teadnud, kes võitis või kui palju ta võitis ja ootasid kõik seda aega sinna pabertabloole, kus võetakse otse autentne aeg finiši kiirtest, kirjutati paberi peale. Inimesed kiiresti arvutasid peas, aga matemaatiline arvutus on kõikidel üsna kehva sellel hetkel, kui sa ootad võib-olla midagi enamat. Poodiumitel oli tõmmatud need Ott ja Martin maailmameistrid, see oli krõpsidega veel lisaks, et kui ei oleks tulnud, oleks saanud kiiresti maha tõmmata ja poodiumi ära pidada rallivõitjatele, mida tehtigi siis pärastpoole ka, aga see kogu kontseptsioon, kuidas sa seal seisid sellest finiši eeli, seal kus oli see plats, kus toimus see autasustamine, oli mass eestlasi
ja siis inimesed käisid nii ringi nii-enda nagu metallidetektoriga, mida nad otsisid levi. Tänapäeva maailm, neil on vaja levi, et olla kursis. Inimesed leidsid siis mingitest nurkadest, posti all, kivi otsas, kes seal oli, aga levi oli nagu vähestel inimestel ja inimestel oli tekkinud ka oma grupid, kes olid võib-olla allapoole või teisi kohta jäänud, siis saadeti sõnumeid, pilte, mul endalgi olid nii-enda, mul vend oli nii-enda linnas, kes vaatas nagu all live ja ma ütlesin, et saada mulle nagu sõnumitega mitte põhimõtteliselt, et kui järjest sõitate kohta, kes tuli, Sordo, palju kaotas, lööd, Newville ja siis, kui tuli Oti esimene split, siis lihtsalt süda hakkas veel rohkem puperdama, et nagu mine tekkina päriselt ja lõpuks teine, lõpuks kolmas ja see meeleolu, mis seal katsel oli täpselt see, et keegi sai mingi aja või mingi spliti, karjus kellelegi järgmisele kaugemale. Ott juhib 3 4-ga. Järgmine siis kuuled, et teises sektsioonis hakkab kamp-eestlas lihtsalt karjuma. Et nagu selline fenomenaalne kogemus. Mul on väga kahju, kes teist ei jõudnud Hispaaniasse tähistamaks eestlaste esimest MM maailmameistritiitlit autorallis ja mis nagu võib-olla teistes on, mis on veel nagu märkimisväärne, et 15 aastat on seda maailma valitanud prantslased ja mees nimega Sebastian kahe erineva perekonna nimel, aga see, kes sellel ajal on lõpupalli, on eestlane, saarlane, Kärla küla. Terve Kärla küla oli vaadanud koha peal olemas. Või terve Elva. Rahvaarvult, see oli ainult eestlased. See oli lihtsalt uskumatu ja üks mees Sebel Mootor tuli minu juurde ja rääkisin paar selle juttu ja küsis mu käest, et kuule, tead ikka viimane vend lasi kodust tule ära, kui ta Eestit ära tuli. Ma ütlesin, kindlasti, me oleme kokkuhoidlikud inimesed. No see tõesti suureks peoks veel ilmselt seal Kataloonias läheb, fännide seas ilmselt juba käib see ammu juba, aga minu meelest kõige ägedamalt tähistas ikkagi Saaremaa seda rallivõitu ja ma siinkohal kusjuures ei pea silmas Saaremaa inimesi, kes ka kindlasti tähistasid ägedalt, aga just Saaremaad ennast. Nimelt seal paar minutit pärast seda, kui Tänaku MM-tiitel sai kindlaks Kuressaare linnastaadionil, toimus samal ajal mäng siis FC Kuressaare ja Nõmme Kalju vahel ja see tormituul, mis seal oli, siis paisus nii suureks pärast seda Tänaku võitu, et kergitas maast üles teevashüppe Mati, paiskas selle vastu Nõmme Kalju mängijate pinki ja mäng jäeti pooleli, et tõesti uskumatu kokkusattumus, et paar minutit pärast seda, kui Saaremaa mees on tulnud maailmameistriks. Saaremaal on oma jõud. Saaremaa tuli praegu maailmameistriks. No need lugusid, ma arvan, et inimesed panevad igast nurgast kokku, kes oli, kus oli nii sama, nagu sina enne ütlesid, et nagu me jääme seda aastateks mäletama, et kes me olime, kus ja mida me tegime sellel hetkel ja kui palju inimesi üldse jälgis seda nagu lõpu laivi, sellepärast, et oli välja nagu juba presenteeritud, et sellel hetkel, sellel katsel, kõik oli sellele katsele mängitud ka veel, et siin võidakse kroonida nagu uus maailmameister autorallis. Seda ei ole aastaid nähtud. See on eestlane, see on saarlane, see on elvakas, see on nagu, see on midagi muud. See on tõesti midagi muud. Mu endal oligi pisar tugus ja see, no ma ei tea, kas sa raudselt kõne kuulsid Oti ja Matu poolt? Ei kuulnud seda vist, kui ma just seda kuskile 2 kõrva või 2 silma vahele jätnud, siis seda otsepildis ei näidatud. Väga kahju, see oli väga südamlik. Ma nüüd ei teagi, kas ma peaksin sellest rääkima või mitte siin, mis sa arvad? Muidugi peaks. Kas see jääb meile, kes siin olid või see jääb kõigile? No seda on ikka kõigile tarvis. Need, kes seal olid, need said selle eelis, et nad kuulsid seda täies pikkuses, täies mahus ja nii-öelda autentselt. Sina ainult saad sealt paar sõnumit meile edastada, ütleme nii. No kõik, kes koha peal olid, said nutumaigu kurku. See oli lihtsalt, see oli meile võib-olla ühest mõttes see oli meile presenteeritud, aga Ott ja Martin neile anti mikrofon. Martin võttis, et olge siis ettevaatlik, Ott räägib kogu eetri täis. Lõpuks, kui ta saab oma hingelt kõik ära öeldud, seda Otti teinud. Ott oli väga konkreetne heade sõnadega ja tegelikult tervele Eesti rahvale. Ta ütles, et tal oli nõme vaadata, kui palju oli kokku tulnud inimesi siia seda rallit vaatama ja toetama ja me tegime tema jaoks selle töö meeletult raskeks, sest mida rohkem oli inimesi, seda rohkem ta tundis, et seda pinget on tema õlgadel
ja Mati õlgadel, et see läks ainult keerulisemaks ja keerulisemaks, küll aga ta lõpus ütles, et kui meid ei oleks siin olnud ja kui meid ei oleks seal lõpus olnud poodiumil olnud, et sina ütlesid, et autost on võib-olla ei olnud veel seda tunnet, et seal ei olnud nagu seda, siis poodiumi peal kogu see eestlastest rahvamass, lipud, Eesti hümni laulmine, kokkuhoidlustunne, kõik need asjad. Need ütles, et see oli lihtsalt, see ei oleks see, kui meid ei oleks siin. See oli täpselt sama palju teie teha, kui see oli minu teha. Me tegime seda kõik üks koos ja need kõiki krooniti meistriteks täna. Just, ja no see viimane päev tegelikult oli ikkagi fenomenaalne selles mõttes ja see viimane katse, et lisaks sellele, et Tänak võitis MM-tiitli, võitis ka punktikatse, tõusis ta ju tegelikult üldarvestuses täiesti ootamatult Tanis Ordast mööda, kes eelmisel 3 katsel oli seda vahet pidevalt nagu suurendanud Tänakuga ja tundus ju, et Hyundai saabki kaksikvõidu ja võtab tootjate arvestuses ka ikkagi selge sellise juhtpositsiooni sisse, aga Tänak seal sõitis nii kiiresti, et segas isegi selles arvestuses kaart, et täiesti uskumatu. See on tõesti, seal oligi, kuna Leviga oli probleeme, siis kui õigati välja nii-öelda nagu siis poodiumit, siis tegelikult oli ikka veel segadus, et kumb siis teine on, kas Tani või Ott, mille peale ikkagi nagu Ott siis lõpuks ikkagi sai oma teise koha poodiumil. Ise ma nägin ka seda, et minul ei olnud üldse aimu. Ma selle peale ei olnud kordagi mõelnud, aga siis kui tagant rahva sees kuskilt tüppad lihtsalt kõrgel õhku, vaatad, et kumma poodiumi astmel on ja kui ma nägin, et Ott oli Terri paremal käel, siis teine oli ka veel uskumatu. Selle peale uskumatu. Uskumatu. Ja see küsimus jääb siis ikkagi Austraaliaks veel õhku, et kui individuaalsed MM-tiitlid on selged nii sõitjate kui kaardilugejate arvestuses, siis võistkondlik heitlus tuleb päris põnev Austraalia kruusal. 380 punkti Hyundai'l, 362 Toyotal, ehk siis vahe on 18 punkti ja tegin siin väikeseid arvutusi ka, et kui peaks näiteks minema niimoodi, et Toyota saab Austraalias kaksikvõidu ja Hyundai saab siis 3. ja 5. koha, ehk siis sinna 2 Hyundai vahele mahub kas üks Citroen või üks M-spordi auto, siis lõpetavad Toyota ja Hyundai täpselt 405 punktiga mõlemad, nii et ja sel juhul, kusjuures Toyota saaks võistkondliku MM-tiitli endale, sellepärast et neil on rohkem võite saadud, et seal võib ikka ka päris korralikuks andmiseks minna, et Tänak ei saa siin ka päris jalgu sirgeks lasta, et tuleb seal viimasel etapil ka ikkagi võistkonna eest pingutada. Kindlasti, aga kujuta ette, kui mugav see võib olla minna Austraaliasse. Sa lähed lennuki peale ja sa oled number 1. No, sõitja, kaardilugeja, sa lihtsalt tead, et sa tuled sinna koha peale, kõik vaatavad sulle otsa, et sina oled maailmameister, sa oled juba maailmameister. Kõik tahavad sind nüüd püüda, kõik tahavad sina alla. Nagu, milline kergendus, see võib olla sinu hingele, vaimule. Aga see on aastas mõttes on sul õigus. Tegelikult, kui ta suudaks ühe töö veel lisaks ära teha ja 2 korda järjest tuua Toyota maailmameistriks, see oleks nagu järgmine imetöö ja tänapäeva maailmas, tänasel päeval me ei saa mitte midagi muud öelda kui, et Eesti poiss, Ott Tänak, Martin Järveja on parim ralliekipaaž maailmas, parim paar sõitjaid, Ott on parim sõitja ja Martin on parim eesti keele lugeja põhimõtteliselt. Omast ajast ma kohe niimoodi lihtsalt nagu, mul on emotsioonid on üle taeva, vabandust, kui ma kellegile liiga teen või mitte, aga ma olen olnud selles perekonnas nagu aastaid ja mul on nagu täiesti teine tunne, kui ma valistasin perekonna liikmeid, siis ema ütles mulle, et sa ei tea, mis tunne mul on. Ma tõesti ei tea, mis tunne sul on, aga ma tean, mis tunne mul on ja ma kujutan ette, et sul on ikka mega hea tunne. Nii et isa on nagu nutid ja see on lihtsalt nii värviline hetk sellest elust. See on täis värvi, see on täis rõõmu, see on täis tähistamist. Täpselt siuke, et teeks ühe pudeli šampanjat siia ja tähistaks seda päeva, momenti, kõik asju. Ja see annab ainult aimu meile sellest, et me oleme nii tugevad motospordis. Vaata, kuidas need riigilipud lehtisid, vaata, kui palju meil oli fänne, ühtegi teisest riigist nii palju ei ole. Et Eesti riik annaks nagu raha autosportlastele, motosportlastele. Me teeme alati nendes maailmastes imesid. Ja ütleme, et see vaatepilt ja see kajastus, mis sealt vastu tuleb, on lihtsalt see meile kõigile nii hea, aga see ei oleks üldse pooltki seda, kui meil ei oleks sellist fännibaasi ja sellist rahvasti, kes käiks lippudega koos meeleolus, tähistaks kõike seda koos, elaks kaasa, ühes koos. Nagu laulupidu, tantsupidu. No,
need on lihtsalt, see on lihtsalt imeline. No tõesti, ega siin rohkem polegi vaja palju selle kohta öelda, et tõesti neid fänne oli ikka uskumatult palju, need on uskumatult palju käinud kaasas, ma ei kujuta ette, kuidas need inimesed suudavad seda endale lubada, noh, ma ei tea, ma arvan, et neid inimesi on ka täiesti olemas, neid fänne, kes on kõikidel MM-etappidel kaasas käinud sel hooajal, et isegi Tšiilis, isegi Argentiinas neid Eesti lippe on näha, et see on fenomenaalne. No, seal oli sama, oligi siuksed fänne, kes käisid esimesel Oti MM-il, mis toimus Ott sõitis Portugalis 2009 Subaruga. Siis oli mehi, kes käisid meid vaatamas 2010, kui mina sõitsin WRC-d ja Ott sõitis Mitsubishiga Star Driverit. Ja siis need olid siin samas, nad panid selga kõige vanema Ott Tänaku särgi. Nad võtsid kaasa selle lipu, mis käis 2009 Portugalis kaasas. Nad võtsid selle allkirjastatud selle kaasa, lihtsalt, et seda nagu koguda seda energiat täis need asjad, mis nagu, noh, mis võtsid selle positiivse energia ligi, inimesed kalistasid mind, lihtsalt inimesed kalistasid üksteist, nagu kõike sooviti kõigile, kõike paremat sooviti, võidupudel käis ringis, sain ka pildi, sain ka hoida, et see on meelest tunneni, aga see, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. No mina tahaksin erilised tervitused saata nendele, ma usun, et nad peaksid olema saarlased, need, kes kuskil kunagi väga ammu eelmise kümnendi keskel seal käisid Saaremaal mingitel etappidel Ott Tänakule kaasa elamas suure selle plakatiga, et Ott Tänak maailmameistriks, et mõtle, mis tunne see võib olla praegu, et sa oled nagu täiesti algusest uskunud seda ja nüüd see tulebki ära. Sõna otseses mõttes ja selle peale ma annaks au ja kiidaks kõiki neid inimesi, kes on toetanud nii Ott Tänakut ja Martin Järvejat arvestades või noh, enne kõigist nendest perekondadest Ott isa Ivarit ja ema Martini ema ja isa Marge ja Tom, kes olid ka kõik siin nagu koha peal, õed, vennad, no tegelikult mõlema puhul õed, aga kogu see toetav struktuur Oliver, Marko, kaardil Kuldar toetavad meeskondega sellele asjale, et kui sa tahad ikkagi üks nagu parimaks saada, tegelikult see nagu tagataust või back office läheb nii suureks, et kõik inimesed mängivad vähest rolli ja tegelikult seda nagu poodimil Ott ütles oma kõnes, et meil kõigil oli selle peale roll, et me kõik tekitasime pinget, aga samas nagu võtsime seda maha. Et see nagu oli ühtepooldi nagu kollektiivne tegevusega, aga me ei pidanud selle jaoks tema jaoks seda lihtsalt tegema. Kui see lihtsalt tuli, siis oli igav olnud. See tuli Power Stage'i võiduga niimoodi, et keegi ei saanud aru, et see veel teiseks tuli. See on, spekulatsioon oli pärast seda, ta oleks võinud Poweril alles 4. olla ja ütleme, et seal arvestuspõhimõtted oli nagu nii palju erinevatest nurkadest. Ma tahaksin oma poolt öelda, et nagu kõigile palju õnne Olegile, Oliverile, kes üldse selle asjad nagu palju toetanud, Markole, Ivarile, Tomile, Margele, nagu see on absoluutselt kõik. Kes kunagi ei uskunud ja sõimasid Otti, kraavi Otiks, mul on nagu kurb teist, aga minge vaadake peeglist, kes ütles kunagi, et temast maailmameistrit ei tule nagu ta tõestas midagi meile kõigile, et meil kõigis on kõike. Andke endast maksimum. Just, ja no kui sellest survest rääksid tegelikult, mis tal peal oli, siis ma tahaks selle kohta ka öelda, et see surve on selline surve, mis on privileeg tegelikult. Seda saavad nii vähesed inimesed üldse tunda, kes on oma elualal nii tipus, et see on üldse saavutus, et sa sellist survet saad üldse tunda, on ju, ja siis veel selle all nii-öelda vastu pidada, fantastik ka. Aga me ei saa ikkagi puudutamata jätta ka teist seda lahtist otsa, sellest võistkondlikust tiitlist me juba rääkisime, see on üks lahtine ots, aga teine lahtine ots on endiselt õhus ja see puudutab siis Ott Tänaku tulevikku loomulikult. Mina niisuguse hobi, kehakeele, semantika asjatundja, mitte asjatundja, vaid ütleme sõbrana siis jälgisin seda, mis Tänak siis pärast seda tiitlivõitu tegi ja märgid olid, ütleme, niisugused pigem vastuolulised, ütleks, et kõigepealt ta tuli autost välja, ta suudles seda Toyota märki, mis seal auto nina peal on, tegi sellega pilti
ja siis inglise keeles seda kommentaari andes WRC teleülekandele ütles ta, tänas Toyota tiimi ja ütles siis inglise keeles väljend, et it's been great, et ka ühest küljest ma arvan, et ma loen liiga palju sellesse võib-olla, aga teisalt see kuidagi tundus nagu selline hüvastijätu moodi, aga ma ei tea, see on lihtsalt niisugune spekulatsioon, senikaua ma ütlen veel kord, kui seda ametlikku teadet ei ole, siis me siin spekuleerime hea meelega, et mis sellest Toyota ja Hyundai teemast siis saab? Tõesti, ma ei kujuta ette. Ma tegin täna hommikul, ma tegin natukene võib-olla enda tarbeks rohkem tööd, ma esimestel katsetel vaatamas ei käinud, ma läksin pärast kõinud ja nii palju, kui ma siis rääkisin service pargis erinevate inimestega, WRC töötajate ja promootorite ja meeskonna bossidega, siis tihti peale jõudis jutt alati sellesse kohta, et kuuletage Ott Tänak, kui ta ikka järgmine aasta undesse läheb, see on ikka imelik ja küsitakse mult, et mis sina arvad? Ja saad sellest hetkest aru, et mina ka ei tea, mis toimub. Mitte keegi ei tea, mis toimub. Kas see on liba, kas see on meedia, kas see on uudistelist künnis, mida proovitakse üles tõsta, mis seal toimub, aga kui minu käest küsitakse, et mis toimub, siis mina vastan süüksena, et mina ei tea ammugi, mis toimub. Okei, kuigi mul on võib-olla lähedused need sidemid, aga pole õrna aimugi. Ja ma ei ütleks, et võib-olla tasuks lugeda mingitest asjadest sisse. Paljud siin arvasid, et kui Ott tiitli ära võtab, et siis ta kohe ütleb ära, kus ta siin järgmine aasta sõidab ja siis ta teeb seda, aga ma arvan, et see tuleb täpselt siis avalikuks, kui see peab tulema. Ma usun, et maailmameister tänasest päevast, maailmameistrid tegid enda jaoks parima otsuse. Kus nad on, mis nad on, kas nad on. See kõik on meie jaoks on küsimärgi all, nende jaoks on see selge ja kui nad on, siis meil on ainult rõõm. Kui need ei ole, siis meid saadab alati edu. Sa ütlesid, et nad on selle otsuse teinud, see on nende jaoks selge. Sa arvad, et see asi on tegelikult lukus juba? Kui paberi peal on allkiri või mitte, siis peab see mingist otsast võib-olla lukus olema. Isegi kui nad ei sõida. Okei. No igatahes väga, väga põnev on jälgida seda, mis nüüd lähipäevadel ka saama hakkab. Usutavasti ju lähipäevadel see asi võiks ju avalikuks saada või mis sa ennustad, millal see asi lõpuks ikkagi ka niimoodi allkirjaga lukku pannakse? Ma arvan, et nüüdseks, kui võeti ära sõitjate tiitel, et see tuleb ikkagi lähiajal meile avalikuks ka ja tuleb kõikidele avalikuks, et öeldakse, ma usun, et see tuleb meile varsti teadavaks, et mis seal toimuma hakkab. Ma ei oskagi selle kohta muud öelda. Ma tõesti ei tea. Ma tahaks ise ka teada. No vot, BetSafe'is kusjuures saab täiesti panustada selle asjade peale. Toyota koefitsient on 1.24, Hyundai 5.00 ja keegi teine 14, nii et sellised on siis BetSafe'i analüütikute poolt kokku pandud koefitsendid Ott Tänaku järgmise tiimi kohta. Meie läheme siit ega edasi kuulate küsimuste rubriigi juurde, võtame siin ühe küsimuse ette. Mis asja sa ütlesid? Meid on ka tänase päeval. Jaa, on küll. Ja tegelikult päris hea küsimus on Raido poolt tulnud. Kas ja mil moel enne hommikust esimest katset rooli taga olevad mehed nii-öelda sooja teevad, et kätte saada auto ja sõidutunnetus? Kas nad proovivad kuidagi, kuidas pidurid ja rehvid töötavad ja nii edasi? Enne kõike BetSafe'iga seoses, meil on olemas ka, tegin Kalev Kruusiga erinevaid videosid, ma olen siin viimasel ajal teinud natukene huvitavaid, olid motospordimuuseumis, rääkisime B-rühma autodest, siis oli Pärnu ringrajal, rääkisime asfaltisõidust ja siis viimasel hetkel oli Laitse rallipargis, kus Kalev kirjutas legendi, natukene naljakas ja nendest kõikidest lähtudes ma õpetasin Kalevile mingeid väikseid trikke, mida kiiresti teha, et autosse istudes, näiteks ühe ma ütlen ära, et autosse istudes, kui sa võtad uue auto, esimese asjana loksuta seda autot, et õpetama seljale selgeks, mis toimub, et kuidas tal pidamine on ja kui palju see kaldub ja kui sa iga kord seda teed, väiksed jõustutused, lihtsalt pidurdused ja kiirendused, et sa teed endale selle formaadi selgeks, mis seal autos tees toimub ümber selja. Sa tõmbad ennast kinni. Tänavused autod on seda keerulisem teha, kuna sul keha liigub autos ringi, ralliautos on tugevam või selgem, kuna sa tõmbad ennast rihmadega istme külge
iste on polditud kere külge ja kere on seotud kõikidest erinevatest komponentidest, et sealt sa saad väga kiirelt selle nii-öelda informatsiooni kätte. Sõitud ise, mul jooksis kohe nagu, ilmselgelt täna selline ajalooline päev, ajaloolise hetkega, mis meenutab ka mitmes erinevad laused formaadis mingid mineviku mälestusi. See oli Kreekas äkki, kui otsiti Super 2000-2011 ja me jõudsime Matiga temale selja taha, sõitis Kulderiga sellel hetkel ja Ott istus sellises hästi sügavas kütis, Ott paindus väga hästi, istus hästi sügavas kütis lihtsalt venitusena. Ja ma vaatasin seda süükse näoga, et ma ei suudaks never nii sügavas kütis olla. Ja ma tegin sellest pilti ka, mul on kuskil nagu pilt sellest telefonis olemas, aga lihtsalt piltlikult sa enne katset ajad vere endal ikkagi kehas nagu käima, lihastus, tunnetus, seljas tunnetus, kätes, aju oleks värske, mõte oleks konkreetne, puhanud, selge, ilma mürata, käed oleks, kes mina venitasin näppe isegi selline ümber rooli, et tegelikult nagu palju pead ikkagi nagu tööd autot tegema ja ei teagi. Igal ühel on omad rituaalid. Jari Mati teksis vaeva rooli. Ei tea rooli. Mul on mõte nii koos täna. No see on ainult hea saate jaoks, see on ainult hea, Karl. Igatahes tõesti, kui teil on meile veel küsimusi, ei pea elama nii hea küsimus, kui Raido saatis, aga võib ka natukene lihtsam küsimus olla või teistsugusem, siis saatke need aadressil 6kaik@delfi.ee ja suht suur tõenäosus on, et me sellele siin eetris ka vastame. Nii et mis seal ikka, ma lasen sinu ka tähistama, ei hoia sind pikemalt kinni. Aitäh kõigile kuulajatele, et olete meiega olnud selle võiduka hooaja jooksul. Teid on olnud meeldivalt palju, nii et tõesti suur aitäh kõigile ja suur aitäh ka Karl sulle. See võit on eelkõige Oti oma, aga natukene ka kõigi meie eestlaste oma. No eks ikka. Enne kõike palju õnne tõesti Ott Tänakule ja Martin Järveale. Te olete superstaarid, te olete staarid ja ma loodan, et teie viite autospordi ja spordi üldse Eestis kõrgema tasemele ja olete eeskujud selleks ja meile kõigile tegema sporti ja olema tublid ja mõtlema oma keha ja tervise üle ja viimaks Eesti nime lippu hümni igale poole maailmasse ja meediasse. Ott ja Martin on ilmselge näide, et kui sa teed tööd, sa jõuad, sa võid olla isegi maailma parima olenemata alal. Ja võib-olla sellest nii-öelda nagu kõikidest lähtudes mul on hea meel ja mul tõesti tänan ka neid inimesi, kes kõiki siia Hispaaniast kohale tulnud. Tänan neid eestlased, fänne ja vaatajad. Ma loodan, et suudab rohkem tulla eestlasi tagasi. Meil on mitu potentsiaalset sõitjad, kes tegelikult võiksid väga vabalt käia Oti jälgedes. Kaasa arvatud ka mina ise, Ken Torn, Roland Poom, Kaspar Koitla, Anderberg, Martin Kangur, Roland Murut, kus siin on Evan Kaur, sõitjad on tegelikult meeletud, kes on proovinud, kes on jäänud võib-olla meie väikse riigi selja taha. Nüüdseks, kui keegi on selle ukse võib-olla paremini lahtunud, siis ta tegelikult teeb nagu kõikide Eesti sõitjate rõõmu meelt natukene rõõmsamaks. Ja lõpetuseks ma võib-olla ütleksin ka selle, millest ma üldse ei ole rääkinud täna on, et Terri Neville ikkagi võitis ralli, Ott tuli teiseks 17 sekundiga. Talli kaotas 0,4 Otiga viimasel katsel. Vanameister Sebastian Loeb kukkus 4. kaotades juba peaaegu minut. Jari Mati jäi temast ainult 6,3 taha. Briti Stelvin Evans oli 6. kohal Fordiga 7. täitis ära. Teemu Sunninen, Ogier tõusis tagasi 8. ja 9. kohal juba Mats Österg, kes suure tõenäosusega ma ei tea, kui suur see tõenäosus on, aga seda vist enam Austraaliasse kaasa ei võetud trööni tarbeks. Eks seda me varsti näeme, aga sellegi poolest üks meeleolutus ralli oli ja tänud kuulamast. Ma loodan, et meil on veel au selliseid sündmusi ja elupäevi tähistada, rõõmsad hetki tähistada. Väike klaasike veini selliste tugevate meeste terviseks minu poolt ja tervitused Hispaaniast. Varsti tagasi Eestis. Olge tublid. Vot nii, järgmine MM-rallis Austraalias 14-17 november, nii et oleme vast siis ikka tagasi ka, nii et kohtumiseni. Ciao.
6. käik podcasti tõi teieni Betsafe.